Audi on Eestis äärmiselt populaarne auto. Neid on arvel pisut üle 47 000 ja uute omakorda on Eestis 14 000, ehk siis eestlane armastab sellist premium kraami. See konkreetne mudel siis on 5. põlvkonna A6 ja tootma hakati aastal 2018 ja eelmine aasta ehk siis 2025 vahetus siis välja uue mudeli vastu. Kui esialgu võib tunduda, et on eelmise mudeli facelift, kuna esituled on küllaltki sarnased, siis ikkagi tegemist on täiesti uue mudeliga. Esitule kuju on küll säilinud, aga näiteks iluvõre on märgatavalt suurem ja teistsuguse disainiga. Loomulikult ka kaitseraud on võtnud vähe teistsuguse kuju. Suurem muutus võib-olla on toimunud just siin tagaosas ja eriti just tagatuled osas. Need on hoopis minu meelest palju kenama disaini saanud, sest jookseb üle kogu selle luugi siuke kena kroomliist, mis teeb Audi A6 märgatavalt elegantsemaks, kui ta varasemalt oli. Võib-olla isegi natuke sellise A8 sarnaseks. Igatahes see kroomliist minu meelest sobitub siia super hästi. Ja mis veel natuke muutus ja mille üle Audi ise uhke on, siis see tagumise tiivakaare peale tekkis selline teravam joon või eraldatus ehk autole justkui puusad, viidates siis vanale originaal Quattrole. Kusjuures välismõõtmed tegelikult võrreldes eelmise mudeliga on jäänud praktiliselt muutumatuks ja see küljepealne kerekuju ikkagi on ära tuntavalt A6. Üldse ka pagasiruum on täpselt sama, mis eelmisel mudelil, ehk siis sedaani puhul 530 liitrit ja universaali puhul 585 liitrit. Kui välised mõõdud on jäänud praktiliselt samaks, siis tegelikult A6 on pisut kaalu juurde võtnud, nimelt on ta eelkäijast 100 kg raskem, aga seda eelkõige tänu kerghübriidmootoritele ja lisanenud lisaaku tõttu. Aga kuidas 5. põlvkonna A6 sõidab, millist varustust siia peale pakuti, millised on tüüpvead ja potentsiaalsed hoolduskulud ning milliseid põnevaid konkurente võiks turult otsida, seda vaatamegi täna täpsemalt järgi. Mootorite valik siin autos muidugi pealt pööritavalt suur ei ole. Põhimõtteliselt on kõik mootorid kerghübriidid, bensiinimootoreid ja diislid mõlemad on nii 2-liitrised kui 3-liitrised. Baasmootoriks on siis 40 TFSI, 40 ei viita kubatuurile, vaid näitab seal mingit muud numbrit, millest ma täpselt pole arugi saanud. Igatahes 40 TFSI on 150 kW ja järgmine 45 TFSI oli juba 180 kW ja hiljem kasvas selle võimsus 195 kW peale. Pistikhübriidina oli saadaval 50 TFSI, sellel oli juba 220 kW ja pingerea lõpetas siis 55 TFSI, mis algselt oli 3-liitrine V6, andis välja 250 kW ning hiljem muutus see 2-liitriseks pistikhübriidiks, aga kilovatt oli kokku juba 270. Ka diislid olid 2-liitrised ja 3-liitrised, baasversioon 35 TDI siis 120 kW ja 40 TDI juba 150 kW. Kellel aga võimsust rohkem vaja oli, siis oli ka olemas 3-liitrine V6 diisel, esimene neist 45 TDI 170 kW ja kangem 50 TDI, see oli juba 210 kW ja 0-100 5,5 sekundit. Ja kui muidugi need numbrid ikkagi tunduvad liiga tagasihoidlikud, see oli saadaval ka S6 ja RS6. Esimest müüdi Euroopast ainult 3-liitrise diislina, aga teisel on 4-liitrine V8 biturbo ja juba 441 kW, nii et see on väga äge kärbes. Aga nendest autodest ma arvan tuleks hoopis teha eraldi saade, nii et täna neid lähemalt ei vaata. Käigukastidena olid saadavalt 7-käiguline S-Tronic ja siis tavaline 8-käiguline automaatkast. Kui baasmudelit veavad esimesed rattad, siis juurde said tellida ka 4-veo ehk Quattro ja loomulikult kõik need kangema rivi mudelid tulidki alati 4-veolisena, ehk siis kõik on Quattrod. Vedrustusena oli tavavedrustus, ka reguleeritav vedrustus, sportvedrustus ja õhkvedrustus, mis võiks tagada väga mõnusa ja pehme sõidu. Ja lisaks said juurde tellida ka nelikroolimise, ehk siis tagumised rattad keeravad kurvis pisut kaasa, muutes siis pöörderaadiuse märgatavalt väiksemaks. A6 varustus võib olla kas hea või väga hea või ka üsna kesine, sõltuvalt kuidas siis klient poest need linnukesi tegi sinna. Näiteks baasvarustuses istmed on manuaalselt liigutatavad edasi-tagasi, aga said nahast rooli, nahast käigukongi nupu, 2-tsoonilise kliima, püsikiirushoidja, armatuur tuli kunstnahast, mis on parem kui siuke lihtne plastik ja ka käetoe ette ja taha. Aga said ka näiteks parkimisandurid ette ja taha, parkimiskaamera
ja siis see baashelisüsteem on siis Audi Sound System, 10 kõlarit, 180 vatti. Keskekraan oli 8,8 tolli ja siis kliimasüsteemi jaoks on eraldi ekraan, siis see on 8,6 tolli. Ja baasvarustuse puhul ikkagi olid analoognäidikud ning keskel siis siuke pisikene väikene display. Aga seda varustust, mida juurde sai osta, sellest oli päris põhjalik ja pikk nimekiri. Näiteks panoramkatuse, roolisoenduse, ka tagumised istmesoendused ja näiteks ka tagumise käetoe sisse olevad topsihoidjad. Need pidid ikkagi lisavarustusest juurde panema, sest vastasel korral seal on lihtsalt siuke tükk plastmassi. Ka adaptiivne püsikiirushoidja kuulub lisavarustuse hulka, samamoodi ka rooli elektriline reguleerimine ja sellistele audiogurmaanidele oli Bang & Olufseni Premium Sound System, millel siis 16 kõlarit ja kogu võimsuseks 730 vatti. Ja siis veel Bang & Olufseni 3D Advanced Sound System, 19 kõlarit ja võimsust üle 1900 vatti. See peaks väga-väga hästi mürtsuma siin autos. Paljut varustust pakutigi niimoodi pakettidena. 19 oli Comfort & Soundback. Sellega tuleb kaasa 360-kraadine kaamera, mis tagab siis autost väga hea ülevaate, eriti manööverdades. Ja siis juba Bang & Olufseni stereosüsteemi ja ühtlasi ka laiendatud meeleoluvalgustuse siia autosse. Ja ekraanisõpradele oli siis Technology Pack. Sellisel juhul sai keskel juba 10,1 tollise keskekraani ning 12,3 tollise näidikute paneeli, mis on päris ulatuslikult seadistatav ja see näeb päris ilus välja ja väga mõnusa ja terava pildiga on. Ja ühtlasi tuli selle Technology Packiga kaasa juhtmevaba telefoni laadimine siin keskkonsoolis. Selle põlvkonna A6 näeb seest minu meelest juba päris selline uhke ja luksuslik välja, eriti eelkäijatega võrreldes, sest varasmatel mudelitel minu meelest oli päris palju sellist siledat ja lihtsat plasti igal pool, mis kuidagi nagu ei tundunud silmale nii hea. Ja mulle meeldib see, kuidas siin see armatuur on ikkagi siuke mitmetasandiline. Materjalid on muidugi üldjoontes väga viisakad. Meeldib see alumiiniumliist, millega on ilusti siin kõik need ekraanid ära piiritletud. Ja mis mulle meeldib on see, et ei ole ühte suurt ekraanilärakat siin armatuuri peal, vaid kõik on kenasti ilusti siia sisse ära integreeritud. Mulle meeldib ka, et nuppe nii vähe, kui neid siin on. Vähemalt, et on need korralikult alumiiniumist ja ka roolinupud tunduvad sellised korralikud ja tugevad, mitte sellised odavad plasmassist käkatsid. Aga ütleme nii, et paljud lülitid on siin tuttavad ka mõne väga kalli ja luksusliku auto pealt, ehk siis tegelikult neid Audi kontserni tükke kasutavad ikkagi väga paljud luksusbrändi või eksklusiivsemad sportautod isegi. Siin tagumises reas ruumiga on küllaltki hästi, seista muidugi ei ole minu järgi sätitud, vaid on eriti pika inimese järgi paika pandud. Ja mis on hea, et siin istme sees on siuksed süvendid, ehk kui tõesti keegi on väga-väga pikkade jalgadega, siis tema taha mahub ka mõnusalt istuma, saad jalad lükata istme alla. Ja kuna see istme põhi on väga siuke pikk ja lai, see toetab mõnusalt, et mul on siin päriselt mugav istuda siin taga. Siin konkreetses autos muidugi on need tagumise käe topsihoidjad ostmata jäetud, aga selle eest on eraldi kliimapaneel olemas, ehk siis tagaistajad saavad ka oma kliimat sättida ja istmed sooja panna. Kuidas 5. põlvkonna A6 sõidab, proovime järgi. See konkreetne eksemplar on siis 3-liitrise diiselmootoriga. Mulle meeldib selle Audi käigukang. See on kuidagi käepärane, mugav ja üsnagi arusaadav, kuidas selle kasutamine käib. Ja mis mulle veel väga meeldib, on tegelikult digitaalne näidikute paneel, ehk siis Audi Virtual Cockpit. Selle pilt on üliterav, ülihea ja hästi konkreetne. Analoognäidikud on küll lahedad, aga mulle see lahendus täitsa meeldib. Ja ütleme, kogu see asi siin ikkagi on käepärane. Ta on siukse kerge nurga all ja siukse õige kauguse peal, et ei häiri üldse, et kõik on digitaalne ja nuppe praktiliselt pole. Kohe algusest tooks välja ühe pisikese miinus selle auto juures. Nimelt, kui panna tagurkäik sisse, siis tagurduskaamera pilt on selline pisut ebamäärane. Et servad on moonutatud, ta kuidagi teeb need kaarjaks ja siis päris täpselt ei saa aru, kus kohas need objektid või autod paiknevad, et tegelikult need küljepeeglid siinkohal on väga suureks abiks. Ja kuigi see on diiselmootor, diislid üldiselt on lärmakad, siis V6 diisel muidugi käib üsna siidiselt ja pehmelt ja sujuvalt ja ütleme, kiirenduse pealt teda on kuulda. Muul ajal ta on ikkagi pigem suhteliselt vaikne, et seda mootori müra õnneks siia salongi ei tule. Ja mis mulle veel meeldib tegelikult on see Audi rool. Esiteks ta on siuke mõnusalt käepärane, paraja jämedusega, et püsib hästi peos, näeb hea välja
ja see rooli tagasiside on nagu ülihea. Ta ei ole selliselt ülevõimendatud nagu osadel sellistel premium või luksuslähedastel autodel on. Näiteks Mercedese rool on minu meelest enamasti väga ülevõimendatud, väga pehmeks ja kergeks, et siis ega sealt tagasisidet ei tule. Siin see on hästi konkreetne. Vedrustus on samamoodi, pigem siuke jäigapoolne, aga kuna neid vedrustuse tüüpe siin on erinevaid, et kui sa võtad selle õhkvedrustuse, siis ta on ilmselgelt pehmem. Ja see tavavedrustus on võib-olla pisut jäik. Üleüldine selline tunnetus siin A6 roolis on ikkagi nagu väga hea, et see iste mõnus, eriti kui see on sportlikum iste, et siis see külgtugi on suurepärane ja mõnus on veel see, et seda istmepatti siin edasi-tagasi nihutada, et siis ei väsigi jalad ära, et see toetab mõnusalt siit alt. Üldiselt 4-veolist autot võib-olla väga justkui vaja pole, aga Eestis siin on ikkagi talv ja talvel on enamasti meil ka lund, siis lume peal on see nelik ikkagi väga meeldiv ja väga mõnus ja Audi see Quattro ikkagi toimib hästi. Võib-olla kui niimoodi korra kõrvutada näiteks 5. seeriaga, siis 5. seeria on kindlalt pisut parema juhitavusega, kuna ta on tagaveoline või siis nelik. Et Audi esiviolisena see mootor asub ikkagi esiteljest pisut eespool, mis tähendab seda, et niisugustes libedamates oludes või suuroobelt kurvides võib ta olla kergelt alajuhitav. Aga paljud meist sõidavad niimoodi, et see alajuhitavus üldse välja lööb. Pigem julgeks öelda, et 95% see ei ole teema. Kui siin midagi veel pisut tuua välja, mis võiks olla parem, siis suurema kiiruse peal tuleb natukene tuulemüra sisse. Seda võiks mitte olla, aga tõenäoliselt saad valida ka siukse paketi, kus on vähe teistsugused klaasid pandud, mis on siis nii-öelda selle müra koha pealt vähe tõhusamad. Ja ka õige pisut kostab rehvimüra sisse. Kui siin nii mõnigi on öelnud, et milleks A6 osta, kui palju odavamalt saab näiteks Volkswagen Passat, millel on sisuliselt sama tehnika, et lihtsalt mõne aasta vanem see on see tehnika, siis need ei ole päris võrreldavad autod siiski. A6 on ikkagi märkimisväärselt kuidagi tundub kvaliteetsem ja seda premiumit on siin ikkagi tunda sees. Et olen sõit nii ühe kui teisega, peab ütlema, et mulle Audi meeldib väga-väga palju rohkem. Aga kokkuvõtvalt Audi A6 mulle väga meeldib. Ja kuna mulle meeldib ka nelikvedu väga Eesti kliimas, siis ma arvan, et Audi on selles kategoorias kindlasti üks tugevamaid tegijaid. Tere! Täna oleme tulnud Audi Tallinnasse, et inspekteerida 5. põlvkonna Audi A6 mudeli tähisiga C8. Antud põlvkonna Audil kere detailidel rooste probleeme üldjoontes ei ole täheldatud. Rooste alged võivad alguse saada pigem siis kas kiviteketest või siis kehvasti teostatud keretöödest. Panoraamkatusega mudelitel tuleks kindlasti iga hooldusvälp ka puhastada äravoolutorud, et need kipuvad ikkagi minema umbe. See on mitte nüüd siis konkreetselt Audi enda või konkreetse mudeli probleem, vaid see on nagu läbivalt kõikidel tegelikult, kellel või mis autodel panoraamkatused on. Audi ja Audi esindus iseenesest seda nagu regulaarselt ja iga hoolduse käigus teeb. Et kui te teostate hooldustöid kuskil mujal, siis kindlasti tasuks seda mehaanikutele nagu meelde tuletada. Antud mudeli põlvkonnal on täheldatud tagatuledel selliseid mõrasid, mis hakkavad tekkima, et sellel konkreetsel mudelil neid ei ole, aga omanikud on väitnud, et siia plastikusse hakkavad jooksma sellised nagu mõrad sisse, et see on ka kindlasti oluline detail, mida võiks tähele panna ja tähelepanu pöörata. Audi C8-l on täheldatud probleemi, mis on siis pigem nagu puudutab siis meie laiuskraadi, ehk et siis satub niiskus trossimehhanismi, mis siis avab uksi ja see tross võib katkeda ja selleks ongi siis, et katsetate lihtsalt need ukse lingid läbi, et kas see on töökorras või ei ole, et seal nagu mingit lahendust või parendust nii-öelda nagu ei ole välja mõeldud sellele asjale.
C8 on kasutusel 3-liitrine diisel, mis on siin juba 3. generatsiooni oma, mis on saanud väga palju uuendusi ja ka parendusi võrreldes nagu eelmise mudeliga. Kuid endiselt, mida võib täheldada, on nukkvillide kulumist ja ka kett võib hakata tegema niisugust kummalist häält. Seda tuleb osata nii-öelda nagu täheldada, aga muus osas pigem võiks öelda, et on tegemist üpriski hea töökindla mootoriga. Antud mudelil on kasutusel ka 2-liitrine diisel. Selle pigem levinud probleem on DPF ja probleemid saavad alguse sellest, kui tehakse linnas lühikesotsi ja tegelikult nagu kõikide diislite puhul vajab diisel natukene pikemat sõitmist, et neid ummistusi nagu vältida. C8 on kasutusel 2 bensiinimootorit, on 2-liitrine turbomootor ja võimsam 3-liitrine bensiiniturbomotor. Ja sellel suuremal mootoril täheldatakse silindrisenti kulumist ja rullnookurite probleemi. Kuid üldjoontes võiks öelda, et pigem on ta varasematest mudelitest või eelnevatest mudelitest saanud palju täiustusi ja on töökindlam. C8 puhul ühe peamise või niisuguse nagu Achilleuse kannana, mida saab välja tuua läbivalt kõikide mootorite puhul, millel on mild hübriid, on 48 voldi generaatori probleemid ja seda tasuks lasta kontrollida juba pädeval töökojal, et kas see on töökorras ja ei vaja nagu nagu investeeringuid. Audi soovitab tehase järgi siis teha hooldust vähemalt 2 aasta tagant ja 30 000 kilomeetrit. Spetsialistid soovitavad tegelikult seda hooldusintervalli tõmmata natukene nagu lühemaks ja õlivahetust teha 15 000 või siis iga aasta. 30 000 hooldused maksavad orienteeruvalt selline 350–450 eurot ja 60 000 hooldus siis on 800–1000 eurot umbkaudselt sinna. C8 puhul on multimeediasüsteemis täheldatud probleeme, kus siis telefoni Bluetoothi ühendus ei taha nagu hästi nagu connectida. Algusaasta mudelitel oli ka veel siin ekraani hangumist natukene ja ka need ekraanid võisid hakata kuidagi nagu värelema. Need on saanud üldjoontes lahenduse siis tarkvara uuendustega, nagu algusaasta autodel ikka. Probleemid tekivad ja neid saab siis nii-öelda nagu läbi tarkvara uuenduste nagu lahendatud. Kui vaadata siin salongis ringi, siis on kasutatud väga kvaliteetset materjali, aga see materjal, mis on nüüd siin armatuuri peal, see on rohkem niisugune nagu plastikutüüpi. Ja algusaasta mudelitel hakkasid need asjad siin natukene nagu kolisema ja nagisema ja neid on parandatud, siin erinevaid lahendusi tekitatud ja positiivse poole pealt kindlasti tahaks välja tuua ka selle, et istmed ja istmenahad, et kui eelmisel generatsioonil tahtsid nad väga kiiresti lohku tõmmata ja ära vajuda, siis sellel generatsioonil on need kvaliteetsemad ja paremad. C8 sillad on Eesti teedel vastupidavad. Töökoda väidab, et tegelikult sellega nagu suuri probleeme ei ole. Algusaastate mudelitel oli siis probleem, kus kohas sarniiri kuulliigendi kumm, sealt ülevalt tuli vesi sisse ja need hakkasid kääksuma. Aga täna on ka see probleem lahendatud ja pigem saab öelda, et Audi sillad peavad Eesti teedel keskmisest paremini vastu. Kui sai mainitud, et Audi sild Eesti teedel peab väga hästi vastu, siis probleemid ja mida tuleks tegelikult nagu vaadata natukene süvitsi puudutab siis õhkamorte. Et see on koht võib-olla nagu sillas, mis on nagu kõige nõrgem, et tasuks nagu tähelepanu pöörata. Kui eelmise generatsiooni S-troonikud olid võib-olla nagu teada-tuntud natukene oma probleemide poolest, siis sellel mudeli aastal ja C8 on tegelikult juba parendatud versioon ja käigukast on suhteliselt probleemivaba. Hoolduseid soovitatakse teha siis vastavalt hooldusraamatu järgi, et meil oleks S-troonikul tehtud see 60 000 pealt ja täisautomaatsel kastil, millel tegelikult ei ole ette nähtud hooldusvälpa, võiks seda teha umbes 100 000 kilomeetri pealt. Täna vaatasime Audi A6 C8 mudeli põlvkonda, mis on eelkäijast tehniliselt parem, töökindlam, näeb igati moodne ja äge välja
Audil on väga palju erinevat elektroonikat ja selleks, et saada endale nagu parim võimalik tehing, et auto oleks heas seisukorras, soovitame ilmtingimata teha sõidukile taustauuring, tehnokontroll, visuaalselt auto üle käia korralikult. Kõige parem oleks see, kui te laseksite teha seda spetsialistidel. Kas te tulete oma Audiga Audi Tallinnasse või siis tellite ostueelse kontrolli automaaklerist. Et automaakleril saate väga lihtsasti Auto24 kuulutuse vaatest, leiate lingi ja valite endale sobiva paketi. Meie spetsialistid vaatavad juba auto üle. Kuid kui ikkagi Audi tundub päris sinurida, siis millised on head alternatiivid turul? Ühe variandina kindlasti BMW 5 seeria, mis läks tootmise aastal 2016 ja kannab indeksit G30. BMW on äärmiselt juhikesksete sõiduomadustega, saab tagaveolisena, saab neliveolisena. See konkreetne põlvkond peaks küllaltki hästi vastu pidama ja pakub päris palju sellist sõidurõõmu. Sakslastel on valikus veel küllaltki tugeva tegijana Mercedes E-klass, mis oli samamoodi tootmiste aastal 2016. Ta võib-olla ei näe enam nii moodne välja ja nii agressiivne kui A6, aga tegemist on ka väga vastupidava ja mugava autoga. Pakub samamoodi nelikvedu, nii sedaani kui universaalkere ja võiks ka hästi vastu pidada. Ja lisaks tasub ka kindlasti vaadata rootslaste poole. Volvo S90 ja V90 tulid samuti välja aastal 2016. Äärmiselt õnnestunud ja kena disainiga autod. Töökindlusele pole ka väga suurt midagi ette heita. Võib-olla mitte nii töökindlalt kui Audi. Ja pakuvad ka nelikvedu, aga see on juba Haldex-süsteemiga, nii et talvel ta ei ole ikkagi päris quattro, aga ka kindlasti äärmiselt tugevad konkurendid. Mida siis kokkuvõtvalt arvata sellest 5. põlvkonna Audi A6-st? Minu meelest on äärmiselt õnnestunud auto, nagu töökohast kuulsime, siis igasuguseid tüüpvigu ja probleeme on küllaltki vähe või neid praktiliselt ei olegi. Sõit on temaga äärmiselt mõnus ja mugav, varustust pakuti küllaltki palju, kui muidugi eelnev omanik raatsis neid sinna juurde osta. Ja ütleme nii, et Audi nelikvedu ehk quattro on ikkagi legendaarne, nii et meie kliimas kindlasti üks väga arvestatav tegija.